Tere! Eesti eest nädala uudised, 14. saade. Vaatame, mis lõppenud nädalal kõige tähtsam oli. Kuritegelikud ja vastutustundetud euroeliidid nagu von der Leyen, Kallas, Merz, Macron ja NATO liider Rutte seovad EL-i rahalise uppuva laeva külge. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ajab ellu halastamatu plaani konfiskeerida Venemaa riigivaradest üle 200 miljardi euro, et toetada Kiievis korrumpeerunud neonatsistliku režiimi ja pikendada mõttetut variksõda. Drastilisemat lähenemist on raske ette kujutada. Ometi tüürib von der Leyen ümber koondunud nii nimetatud Euroopa juhtkond end innukalt katastroofi poole. Vähemalt üritas õnnetu Titanicu kapten jäämäega kokkupõrget vältida. Eurokaptenid seevastu kihutavad täiskiirusel edasi. Von der Leyeni välja pakutud skeemi nimetatakse fantaasiarikkalt reparatsioonilaenuks ja juriidilise retoorika abil teeseldakse, et see pole Venemaa varade konfiskeerimine. Tegelikkuses on see aga vargus. Vargus, mille eesmärk on põlistada veriseimat sõda Euroopas pärast teist maailmasõda, mis tähistas Natsi-Saksamaa lüüasaamist. Endine Saksamaa kaitseminister von der Leyen on toetatud teiste obsessiivselt Venemaa vastaste euroeliidi poolt. Euroopa Liidu välisminister ja endine Eesti peaminister Kaja Kallas väidab, et Venemaa raha arestimise ja Kiievi režiimile ülekandmise eesmärk on sundida Moskvat pidama läbirääkimisi peaaegu 4 aastat kestnud konflikti rahumeelseks lõpetamiseks. Selline vildakas loogika on orwellilik reaalsuse moonutamine. Trumpi administratsiooni äsja avaldatud riikliku julgeolekustrateegia on pärast eelmise reede varahommikul avaldamist veebis palju šokki ja arutelusid tekitanud. Üks selle vastuolulisemaid elemente on terav kontrast Euroopa lähenemisviisis võrreldes varasemate aastate riikliku julgeolekustrateegia dokumentidega. Ta hoiatab, et mõned Ameerika vanimad liitlased Euroopas seisavad silmitsi reaalse ja selgema tsivilisatsiooni hävingu väljavaatega, kontrollimatu rände ja demokraatlike põhimõtete õõnestamise tagajärjel. Lisaks vastutustundetu ja kontrollimatu EL-i rändepoliitika kritiseerimisele osutab ta ka sõnavabaduse piiramisele, taaskord toetades rahvusvaheliste eliitinstitutsioonide poolt EL-i tsensuuri liialdusi ning kirjeldab, kuidas, kui praegune trend jätkub, on manner 20 aasta või vähema pärast tundmatuseni muutunud. Riiklik julgeolekustrateegia vihjab isegi, et Washington distantseerub sõjaliselt NATOst, mis ei tohiks olla üllatav, arvestades Trumpi hiljutisi kommentaare alliansi tagasihoidlike kulutuste kohta, öeldes, pole kaugeltki ilmne, kas teatud Euroopa riigid on majanduslikult ja sõjaliselt piisavalt tugevad, et jääda Ameerika Ühendriikide usaldusväärseteks liitlasteks. Ta osutab ka Euroopa enesekindluse puudumisele, mis kõige ilmekam on Euroopa suhetes Venemaaga. Tõendina toob ta välja asjaolu, et Euroopal peaks tegelikult olema Venemaa ees selge märkimisväärne kõva jõu eelis, kuid nüüd Venemaa sõja tõttu Ukrainas peavad Euroopa juhid Venemaad eksistentsiaalseks ohuks. See, mille eest andmekaitse eestkõnelejad on aastaid hoiatanud, on nüüd reaalsuseks saanud. Kõige tundlikumad andmed, mida Austraalia alaealiste kaitsmise nimel sotsiaalmeedia kasutajatelt küsis, on sattunud valedesse kätesse. Discordi kasutatava kolmanda osapoole teenusepakkuja ulatuslik andmeleke on kahjustanud umbes 68 000 austraallase identiteedi andmeid, sealhulgas ID-kaartide fotosid, vanuse kontrollimiseks tehtud selfisid, nimesid ja kontaktandmeid. See intsident on palju enamat kui lihtsalt tehniline probleem. See tõestab, et poliitika kujundajad on täielikult alahinnanud riske, mis tekivad siis, kui valitsus sunnib inimesi üles laadima ülitundlikku biomeetrilist teavet eraplatvormidele. Kui Austraalia kehtestas uued reeglid, mis nõuavad sotsiaalmeedia platvormidelt oma kasutajate vanuse kontrollimist, ignoreeriti kriitilisi hääli. Andmekaitse eeskõnelejad, turvaeksperdid ja kodanikuõiguste organisatsioonid hoiatsid, et igaüks, kes kogub isikut tõendavaid dokumente, loob varem või hiljem kurjategijatele sisenemispunkti. Täpselt nii juhtuski. Häkitud ei olnud isegi mitte platvormi ennast, vaid tugiteenuse pakkujad, kes vastutas verifitseerimisandmete töötlemise eest. Kannatanute jaoks pole sellel aga mingit tähtsust. Nende identiteedi andmed on nüüd avalikud ja nad ei saa neid tagasi kunagi.
ning YouTube'i tegevjuht Niall Mohan, kes hiljuti nimetati Time'i 2025. aasta tegevjuhiks, andis ajakirjale meistriklassi ettevõtlikust optimismist. Inimese entusiasmiga, kelle igapäevaseid videoid pole kunagi graafilise sisu pärast märgistatud, kuna ta ise liiga südamest naeris, kirjeldas Mohan oma ettevõtte põhjatähte kui kõigile hääle andmist. Seejärel selgitas ta silmagi pilgutamata, kuidas tehisintellekt täiustab YouTube'i niigi kurikuulsat tsensuurimasinat. Tehisintellekt toob esile täiesti uue klassi loojaid, kes ei saa seda täna teha, kuna neil puuduvad oskused või seadmed, ütles ta. Kuid kehtib sama reegel. On olemas hea ja halb sisu ning YouTube'i ja meie investeeringute tehnoloogiasse ja algoritmidesse ülesanne on see esiplaanile tuua. YouTube soovib saidi täita tehisintellekti loodud sisuga, kasutades samal ajal teisi tehisintellekte, et otsustada, mis saab veebis püsida. Platvormi eluring, mida ühib kood, kujundab kood ja puhastab veelgi rohkem koodi. Ja kuidas oleks loojate täieliku eemaldamisega, see on samuti osa plaanist. Tehisintellekt parandab meie võimet tuvastada ja jõustada reeglit rikkuvat sisu ning võimaldab meil sellise ulatusega toime tulla, väitis Mohan. Selle võimekus paraneb sõna otseses mõttes iga nädalaga. Täiesti ohtlik arengutee, kui sedasi kokku võtad. YouTube, tehisintellektuaalne vale. Ja saate lõppu siis nii palju veel, et esmaspäeval kinnitati Peeter Raudsepp Isamaa poolt ja üldse Tallinna volikogu poolt linnapeaks ja neljapäeval mõisteti Aivo Peterson ja 2 tema inimest süüdi. Aivo Peterson sai 14 aastat vanglat. Kas see pöördumine läheb riigikonna kohtusse, seda meie ei tea ja see võib selguda alles uuel aastal. Aga nagu näha, siis demokraatia on oma otsuse jutumärkides teinud. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestist.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 40 77 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Nii tiitrites saate jooksul kui ka päris lõpus näete ülekande tegemise võimalust. Aitäh, et te meie saadet vaatasite. Järgmisel nädalal oleme tõenäoliselt veel eetris, aga see on siis nädala uudistega sel aastal viimane, sest et tulemus on pikk pühade periood ja selle tõttu siis, nagu võib-olla varasemalt on ka kuulda olnud, uuel aastal alustame kõige varem 11. jaanuaril. Aga seniks aitäh kõigile toetajatele ja nägemist!